Tervist! Soome on täis igasuguseid hulle, kes mõtlevad asju välja. Üks mõtleb välja sellise asja nagu on sauvakävely, keppikõnd. Toda me teame. Aga tuleb teine, kes mõtleb välja raskema versiooni. Kui mingi Eesti suusataja ütleb, et tema kepikõnniga tegelda ei taha, ta ei saa koormust kätte, tuleb talle öelda. Aga võtta siis raudkangid. Tulemus on raudkangikõnd ehk rautakangi kävely. Tasub panna jalga metsuri metsamehe saapad, turvasaapad, kui hakkad nende kangidega käima. Eriti kui lähed MM-võistlustele, mida Soomes loomulikult peetakse ka raudkangikõnni armastajatele. Neid spordialasid on tegelikult maa ja ilm. Võib-olla minu lemmik on rabajalgpall, suopotkupallo. Lähed rappa, üks värav sinna, teine sinna, kaks meeskonda hakkame mängima. Uppuma ja mängima. Või ma ei tea. Mobiiltelefoni viskamine, naise kandmine, õhukitarri mängimine. Ega need kõik ei pruugi olla Soome alad, võib-olla on mingi Ameerika külahull kuskil pisikeses Ameerika külakeses välja mõelnud, et kitarri mängimiseks ei ole vaja kitarri, vaid õiget attitude'i. Õhukitarris pidi olema ka kaks koolkonda. Ühed on need, kes teavad, kuidas kitarri mängitakse ja kes mängivad täpselt niimoodi iga noodi välja kitarril, nagu see asi käib. Teine koolkond on, kes ei tea kitarri mängimisest mitte midagi, aga nemad keeritavad. Vat. Naise kandmine on muidugi ka tuttav spordiala juba eestlastele ja on isegi eestlaste tehnika naise kandmises. Aga rabajalgpalli siin kuskil keegi veel ei mängi. Aga küll oleks tore kuskil Järvakandist Raplamaale sinna, et nad korraldaksid mingisuguse sellise ürituse. Kohalikud spetsialistid